No nii, vahepeal öeldi, et nad on juba peagi meie ees. Oi, vaadake, sinna suur poster on, kõik on veel peal näha. Maskis laulja suurfännipäev ja teie olete siin ajaloolisel üritusel täna kõik. Te võite siit poolt minna ka natuke sinnapoole, sellepärast et seal on veel hõredamalt rahvast. Sest siin trepi juures on tõesti, et mõtle, kui te siin ees olete ja mask maha kukub, me ei saagi teda lavale ja võib-olla saabki haiget. Ja pärast jääbki esinemine ära. Nii, et ja proovime seda koridori siin natukene suuremaks ajada. Ma saan täitsa aru, et ülipõnev on, aga midagi pole teha. No nii, ootame natukene veel. Ja ma võin natukene rääkida ka seda, mis siis veel täpsemalt siin tulemas, et kõigepealt tuleb siia lavale Vana Toomas. Esitab oma laulu ära. Siis tuleb jalgpall. Siis tuleb süda. Siis tuleb pärl. Ja teate, pärlil on täna karp ka seljas. Et saates te võib-olla nägite, ta oli ilma karbita ja osad ütlesid, et natukene koleda näoga oli, hirmutas natukene. Et ei saanud aru, et kes ta täpselt on, kas ufo või pärl. Aga täna tal on see pärlikarp ka ja ta liigutab seda ja see on ülipõnev. Oi, te näete seda ka. Siis on meil Pallimeri. Siis tuleb laulma diskodiiva. Siis tuleb Mürakaru. Siis tuleb Sfinks. Ja Karvakoll ja Rebane. Nii et kõik teevad ühe loo saatest, valitud lood, saate kaasa laulda, saate plaksutada, elage alati rõõmsalt ja elevil kaasa. Tahtsid küsida? Kas need, kes ei ole veel maski maha võtnud, kas need inimesed, kes seal päriselt sees on, kas neid asendatakse? Tegelikult on niimoodi, see on üks suur küsimus. Kuna maskisaade on suur saladus, siis me leppisime kokku, et mitte keegi tänastest osalejatest ei võta maski maha, et oleks võrdne. Ehk siis teie teate küll, et Pallimere sees on Sepo Seeman, aga ta ei võta maski maha, sest et Karvakoll, Mürakaru ja Rebane ka ei võta. Nii et nemad on seal küll sees, aga nemad ei võta maha. Ja see mask on neil nii kõvasti peas kinni ka, et kui nad peaks komistama, siis see ei kuku neil peast ära, nii et ei näe, kes seal sees on. Aga ma ütlen teile, et nad on väga toredad ja põnevad inimesed. No kes sinu lemmik on? Rebane. Miks Rebane? Ma ei tea. No ta on lihtsalt nii äge vist. Ma küsin siin veel, kes sinu lemmik on? Mürakaru. Miks Mürakaru? Mis ta on lõpus? 2 tegelast on pakutud, kes on veel avandamata. Nii, sinu lemmik? Mürakaru. Miks Mürakaru? Sest ta alati toob juhile nende kingitusi. Ah soo, vaata kui huvitav märkus neid. Mürakaru. Sul ka Mürakaru. Rebane. Miks Rebane? Sellepärast, et ta on mu lemmik. Jaa, sest et lahendus on see, et tuleb leida lahendus ja Rebane on lemmik. Nii. Mürakaru. Nii, kas keegi midagi muud ka pakub? Pallimeri. Pallimeri. No Pallimeri on lihtsalt äge. No vaatame siit poolt ka, kes on lemmik? Karvakoll. Miks Karvakoll? Sest mulle meeldib ta värvid. Aga mis sa arvad, kes seal sees on, sest pakutakse hästi palju erinevaid ja ta on veel ju paljastamata? Mul pole aimugi. Karvakoll. Kes on Karvakolli sees? Ei oska öelda. Kas keegi pakub, kes on Karvakolli sees? Nii? Anna Martinson on pakutud, nii? Sünne Valtri võib ka olla, jaa, nii. Sina tahtsid öelda oma lemmiku? Mürakaru. Kõikidel on mürakarud ja karvakollid ja rebased. Kuulge, aga nüüd on küll niimoodi, et ma pean vist vaatama oma selja taha, et äkki tõesti need maskid on teel. Me panime nad tegelikult valmis teisel korrusel ühes salaruumis ja see võtab väga palju aega ja sellepärast see maskisaade ongi selline päris pikk saade ka, et enne kui nad lavale tulevad, seal tuleb neil ju kõigepealt panna need püksid ja siis mingisugused spetsiaalsaapad, siis tuleb varjata kael ära, selline müts käib pähe nagu siis, kui lähed suusatama, paned sellise mütsi, kus kõik kael on kinni, et keegi ei näeks ja keegi ei märkaks, kes seal sees on. Ja siis pannakse kõik need kindad kätte, siis näiteks Vana Toomas on ka niimoodi, et ega ta väga sealt välja ei näe, nii et kui ta see lavale ka tuleb laulma, tal on veel see nipp käes, siis
hoidke natuke kaugemale, sest mõni võib võib-olla lipuga pihta saada, kui ta niimoodi kiigutab ennast. Ja see lipp on metallist, just õige märkus ja võib-olla ka täitsa ohtlik olla. See on mu lemmik. Kes on sinu lemmik? Rebane. Miks rebane? Sellepärast, et ta on väga äge. Ta on sul kõrval praegu. Sellepärast ta ongi väga äge. Ja mis on veel huvitav, et me tegime nendest maskidest need hästi suured sellised papikujud. Need on tegelikult olemas kõikidest maskidest. Need on meil TV3 kontoris. Ja siis me vaatasime, et kui me selle pildi suurendasime, siis me alles saime aru, et kus on need salakohad, kus need kunstnikud on kujundanud niimoodi, et nad saavad hingata. Näiteks mõmmil või sellel mürakarul on see kuskil siin ja karvakollil on see ka kuskil siin. Ja ma ei tea, kas rebasel ka paistab, rebasel on vist suust seal kaela peal. Aga näiteks jalgpallil oli kohe ka näha selline spetsiaalne materjal, et nad saaksid siis rääkida ja laulda ja niimoodi mõnusasti vehkida. Nii ma vaatan, et telefonid on teil kõik ilusasti valmis pandud. Et ütlesin siis jah, et täägige ära TV3 Eesti, Maskis laulja ja lisaks ka Ülemiste keskus, sest tänu Ülemiste keskusele me siin juba mitmendat korda seda fännipäeva korraldame. Aga teate, miks see veel tänavu on eriline? Sest mitte kunagi varem ei ole nii palju maske kohal. Meil on alati olnud 3 finalisti ja teiste maskide jaoks on siis sellised vaateaknad olnud kujundatud ja on olnud selline tore näitus. Aga vaat täna on nad kõik siin kohal. Vaata, kui palju rahvast siin veel täna on ja see on väga tore. Aga mulle tundub, et nüüd on küll jõudmas kätte see aeg, kui me peaksime hakkama maskide saabumiseks valmistuma. Et vana Toomas on siis see esimene mask, keda me ootame. Kas juba liftist tuleb? Vaatame koos. Keegi juba tähelepanelik märkas, et võib-olla tõesti ta liftist tuleb. Tuleb või? Koos Pallimerega või? Vaadake, kuidas talutatakse neid lifti, nad on nii suured ja ägedad. Vana Toomas! No kes seda oleks uskunud, te eile õhtul läksite magama, kas te oleks sellist vaatepilti osanud unes ka näha? Ei, absoluutselt tõsi, mina jalgpall! Ja seal on värviliste riietega Liisi Eesmaa ja Liisi Eesmaa on kostüümikunstnik, kes siis on teinud 5 maski, ta täna siin lava peal räägib ka sellest. Nii nad tulevad alla ja meie kutsume siia lava peale vana Tooma. Teeme talle ruumi siit, et kui ta liftist tuleb, vana Toomas tuleks nüüd kohe lavale kutsuda, sest me kõik ootame meie fännipäeva esimest kostüümi. Vana Toomas tuleb liftist välja niimoodi põlved, niimoodi all nõksus, sellepärast, et ta ei mahu ära, ta on nii pikk. Ja teate, mis nüüd kõik koos süüame? Vana Toomas! Vana Toomas! Kas ta pole mitte uhke? Nii, vaatame, tal on see tule siit, võtame käest kinni sul. Tule lava keskele, vana Toomas, kui äge sa oled. Tule täitsa kohe siit rahuliku sammuga, kui uhke ta on. Ja vana Toomas on meie tänase fännipäeva esimene staar, kes esitab ka loo. Ja kes selle kostüümi sees on? Jaak Madisson. Aga nagu ma ütlesin, me leppisime kokku, et täna me maski maha ei võta. Nii et me teame, et Jaak Madisson on selle kostüümi sees. Aga praegu me teda ei paljasta. Küll aga tuleb siit esimene lugu, elage kõik rõõmsad kaasa. Ja selle loo pealkirja on Võõra linna tuled. Võite plaksutada kõik ka, siis tal kohe läheb hoog üles.
tundi 3. Anna andeks, on hinna palju, Toti trammile kiirustan. Minu sõna on kindel kui kalju, üle homme sul helistan. Sest et sinu silmad on kui võõrad, kuigi ilusa linna tuled. Oma pilgu küll su poole pööran, kuid su juurde vaid viiruks tulen. Sellest linnast viib edasi mu tee. Pole suurt lusti minna, üksi pani keskpimedat ööd. Läbi unele vaibunud linna, rahatakso jaks vastu ei löö. Siiski lausun nüüd viimse nälja, ja mu pooleli praegu me mäng. Külmkappi jäid veel mõned kaljad, aga minuta jääb su säng. Sest et sinu silmad on kui võõrad, kuigi ilusa linna tuled. Oma pilgu küll su poole pööran, kuid su juurde vaid viiruks tulen. Sellest linnast viib edasi mu tee. Suur aplaus Vana Toomasele. No nii, kes tahab pildistada teda lavalt, siis praegu on see hetk. Vana Toomas lehvitab. Kui suured käed ja kui pikk ta on. Ja muidu läheb ta siis tavatööle, läheb tema Raekoja platsi, kus tema on seal siis tuulelipp. Nii et kui te täna jalutate Vanalinna, siis ta on juba sinna jõudnud. Nii et ärge üldse imestage, minge vaadake Vanalinnast ka ja tehke pilti. Ja nüüd on niimoodi, et ma vaatan, kes see siin servas. Üks laps, tõstke käsi, kes on julge. No võtame sinu, astu korraks lavale. Ja teeme niimoodi, et katsu seda Vana Tooma lippu ja ütle teistele ka, kui raske see on. Pööra kohe täitsa, pööra ennast kohe niimoodi rahva poole. No, Vana Toomas, kas sa saad lipust lahti ka lasta korraks? Sai. See on päris raske vist. Ühe käega on seda päris raske hoida, võib-olla 2 käega. Katsu 2-ga. Siis on palju kergem. No vaadake, kui tugev on Jaak Madisson, ega siia nalja ei tulda tegema. Nii et väga tubli poiss, sai ka musklit pingutada natuke. Et kui te suureks kasvate, tehke kõvasti trenni, sellepärast, et kes teab, äkki kutsutakse teid ka maski saatesse ja pärast ei jõua lippu hoida, võt siis jääb see nali ära. Aga veel üks aplaus Vana Toomale ja siis saadame ta ilusasti lavalt ära taha ruumi ja kui meie kontsert saab läbi, siis nad kõik tulevad siia foyeesse ja te saate nendega koos pilti teha. Ja nüüd on niimoodi, et tulge palun ettevaatlikult eest ära, sest teate, tule edasi nüüd astu umbes 2 sammu. 1, veel edasi, veel. Nüüd on trepp, nii. Ja 1 aste tuleb veel. Nii. Ja 1 aste, nüüd on kohe põrand olemas. Ja nüüd ettevaatus siin see lipp on sul püsti, näe, tõstame lippu ilusti püsti. Ja kas sa saad nüüd liikuda, meil kohe assistent võtab üle ja lavale tuleb jalgpall. Jalgpall, jalgpall, jalgpall on ikka väga kepsakas. No kes siis ees on praegu? Taavi Libe on üks naljanina. Tema meil TV3-s töötab, iga kord saab palju nalja. Nii et kui te teda tänava peal näete, minge julgesti öelge tere, ta ütleb alati teile vastu ja siis öelge ka niimoodi, et et ma nägin sind fännipäeval, et viska 5, teete niimoodi. Tada! Aga jalgpall hakkab teile kohe laulma ja selleks lauluks on Ainult unustamiseks.
pisike ja pime, kui tugev tunne on mu sees. Ma nagu rongist maha oleks jäänud viimases. Tunnen kuuma õhku, tunnen külma üksindust, nagu sügistalvel on ainult must ja valge. Ma ei taha sõdu, ma ei otsi tõotusi, ma ei taha tõde. See on kibedam kui piir, mina lootsin leida ees, leidsin sinu silmades, unustades valu. Ma seisan siin ja palun, viin enda juurde täna, mööda salajasi teid, võta kasuta mind ära, ära oota vastuseid. Seisan alasti su ette, rebin ennast ribadeks, seda kõike ainult unustamiseks. Seisan alasti su ette, rebin ennast ribadeks, seda kõike ainult unustamiseks. Jalgpall oli väga tubli. Ma võtan sul korraks käest kinni ja saad tule siia täitsa pikalt lava ette ka. Vaat nüüd seisa siin ja tee üks tiir, siis kõik näevad, milline sa oled. Tee kohe ring, tee kohe mitu tiiru. Jalgpall on tugev. Vaadake, milline muskel tal on. Väga äge. Aga aitäh sulle, jalgpall. Aitäh sulle. Läheme lavalt maha, teeme tee puhtaks siit nüüd. Ettevaatust. Osle. Kohe võetakse üle. Ja nüüd ootame siia südant. Süda tuleb lavale. Teeme palun nüüd niimoodi, et laseme siit natukene õhku, sest et nimelt siin lava taga on väike tropp tekkinud, et meie esinejad ei saa muidu lavale ei pääse. Ja pärast on aega pildistada kõikidel, nii et palun süda lavale. Ja teeme natuke ruumi ka. Ja õikame kõik koos. Süda! Süda kui ilus. Ma võtan südamel korraks käest kinni, lähme natuke ettepoole, täitsa siia seisa siia sellele lava, siia sellele keelele kohe täitsa keskel nagu catwalk, vaat nüüd siin sa võikski esineda, siis kõik näevad sind eest ja tagant. No küll sa oled ilus. Kes seal südame sees peidab ennast? Epp on seal sees ja süda esitab meile kohe ühe ilusa loo ka. Ja selleks looks on La Isla Bonita. Girl, they eyes like the desert.
keerutada mõned rahulikud ringid. Sellepärast, et siis me veel näeme, kui ilusasti ta hiilgab ja vaadake, kui ilusad pisikesed roosad südamed on tal külgede peal. Ja hästi põnev on mõelda, et kuidas tema välja vaatab, kuidas Epp praegu sealt välja näeb. Silma sees näeb välja või? Ma ei tea, kes sinna silma poole praegu näevad, et äkki tõesti siis näete, saate tal veel käest kinni võtta ja patsu lüüa. Tore. Aga suur aitäh südamele. Ma kohe võtan sul käest kinni, armas süda. Ja rahulikult, kui kõrgete kontsade peal, kui ägedad lakksaapad, ega sellega ei saagi muidu, kui tuleb esinema tulla, kui sul on sellised ilusad saapad. Nii, nüüd on siin nõnda, et üks aste. Aga nüüd tere puhtaks. Nii, sõbrad, fännid kõik, ma saan aru, et te olete väga elevil, aga muidu ei mahu ära meile kõige, ütleme, uhkem kostüüm, kes ennast lausa liigutab ja tema on Pärl ja hõikame Pärl, Pärl! Pärl, Pärl, Pärl! Vau! No see on ka üks ilmaime. No sellist asja me ei ole mitte kunagi ausalt öeldes näinudki, et mõni kostüüm ennast niimoodi liigutab. Tule äkki natuke veel 3 sammu sinna ettepoole, me saame vaadata sind kogu su ilus. Vau, milline sa oled. See pärlikarp on siis see koht, kus pärlid tavaliselt kasvavad sees ja näete, praegu ta paneb ennast kinni ja nüüd ta teeb ennast lahti. Kui ilus, kui ilus. Kui ilus ta on ja mõtle, seal sees see tema pea, sellest tehakse ju pärlikeesid ja kaelaehteid ja kõrvarõngaid ja pärl on tõeline ime. Ja pärliga on täna seotud ka üks väga eriline lugu. Teate mis? Ma rääkisin teile alguses, et me ei võta maske maha, sest et see on üks suur saladus ja muidu oleks imelik, eks ju, kui finalistid praegu on veel teadmata ja siis võtame maskid maha ja osad ei võta ja... Aga me tegime teile täna ühe eriüllatuse, mida me ei ole mitte kunagi teinud. Me panime siia maski sisse ühe teise inimese, kes ei ole Merle Randma. Siin sees on üks üllatus ja kui ta välja tuleb, siis ta räägib ise täpsemalt, kuidas ta siia sisse sattus. Ja selleks, et ta ennast paljastaks, mida me peame tegema? Mask maha, mask maha, mask maha, mask maha, mask maha, mask maha. Aplaus, aplaus! Kõige naljakam on see, et kõik ütlevad, et kes on siin sees? Teate, lapsed, kes tema on? Tema on kostüümikunstnik Brit Samoson ja tema tegigi selle pärlimaski. Ja mitte ainult ta tegi veel maske. Jätke see nägu hoolega meelde, kui teil on vaja kunagi karnevalile minna või kuskile, siis Brit on see, kes muidu on kunstnik ja moekunstnik ja väga tuntud ja väga hea stiiliga ja väga ilusaid riideid teeb. Aga nüüd nikerdas valmis sellise karbi. No Brit, räägi, kuidas sa üldse selle kokku kõik nikerdasid ja meisterdasid? Ikka suure vaevaga, nagu ikka. Kuidas siis muidu? Mis oli kõige keerulisem? Selle idee teostamine ikkagi oli kõige keerulisem. Selle idee väljamõtlemine oli imelihtne, see sündis väga ruttu, aga teostamine ei olnud nii lihtne. Ja selle kandmine on võib-olla see 3. kõige keerulisem. Kui raske see karp sul seljas on siis? Ma arvan, et see on umbes sama raske kui mõni laps,
nii et ma põhimõtteliselt kannan justkui mõnda last endaga kaasas. Lapsed, mis teile kõige rohkem meeldib selle kostüümi juures? Karp meeldibki. Aga kuidas ta ikka niimoodi kinni ja lahti käib, et mis süsteemi sa välja mõtlesid, äkki mõni laps tahab kodus ka teha järele? Hästi lihtsalt, natuke nagu ukse moodi. Uksed kinni, uksed lahti. Aga ise siis käepidemetest saab reguleerida seda, et kuidas sa siis parasjagu tahad, kas tahad olla kinnine või lahtine. Aga see pea, see läigib küll täpselt nagu pärl. Millest siis see on tehtud? Kusjuures see on tehtud paberist ja kui hästi palju ajalehe kihte üksteise peale liimida, mis siis kasta liimi sisse, siis lõpuks saabki sellise kõva sellise vormi ja pärast tuleb see lihtsalt ära värvida ja hoolikalt ära lakkida ja siis ta ongi selline, et seda tegelikult täitsa saab isegi kodus proovida. Aga saad sa näidata korra seestpoolt ka seda maski? Täitsa kohe mine ja näita lastele niimoodi, et keegi pole seda mitte kunagi seest näinud. Vaadake nüüd lähemalt. Mõtle, Merle Randma-Aru, kes on kuulus, legendaarne telediktor ja saatejuht, pidi selle endale siis pähe panema. No see on nagu natuke mootorratturi kiiver või selline nagu UFO-film oleks. Aga näeb väga äge välja. Te saate seda katsuda ja tõesti ega seda mitte kuskilt mujalt ei näe ka. Nii et kui nüüd teinekord vaatate seda saadet korduses, siis te saate aru, kui põneval üritusel te viibisite ja kui ägedalt te saite ise proovida ja vaadata ja katsuda neid asju. Kas keegi tahab pähe proovida? No Brit valib. Ettevaatust, see karp on väga raske, nii et Brit valib välja siis ühe fänni sealt. No nii, üks laps, tule täitsa siia üles, ega muidu vaadake, kui see pööra ennast rahva poole ka. Kui see pärl oleks pisikene olnud, keegi laps oleks osalenud, siis mis oleks? Ta teeb endast praegu videot, nii väga tore. Nii, kuidas sul seal sees olla on? Hästi. Et nagu see on suur. Suur on see tõesti. Kas sa hingata saad normaalselt? Jah. Aga kuidas sa läbi näed? Kui palju sa praegu näed sealt piludest? Nagu vahesid. Vahesid näed, jah? No näed, ega see nali ei ole nii, et ma ütlen, et sellepärast me teile tegime sellise näidisüllatuse siin, et see ei ole lihtne seal sees ennast peita ja samal ajal laulda. Et eks ta päris keeruline on. Aga nüüd sina oled siin täitsa telestaar, ma vaatan edasi ja tagasi filmid ennast, et võtame sul selle nüüd korraks peast. Aitäh sulle! Väga tore! Ja see on ikkagi üsna raske. Aga räägi oma teistest maskidest veel. Ma hoian seda ise, sa võib-olla natukes räägi, et mis maskid sul veel oli ja kuidas sa neid meisterdasid? Vana Toomas ja Pallimeri. Pallimeri oli hästi vahva, nagu, mis ma ütlen, protsess oli vahva ja üldse mitte väga hull, aga see ikkagi ka läks raskeks lõpuks. Ja miljoneid palle üle terve maailma ja Hiinast, Saksamaalt, Poolast. Väga palju erinevaid palle. Alguses mõtlesin, et piisab paarist kotitäiest, ei piisanud. Läks 10 kotitäid. Just, hästi palju palle. Aga Seppo, kes seal sees on fantastiline näitleja. Ja mina muretsesin tema pärast, et mis temast saab. Aga ta tuli lihtsalt kohale ja lihtsalt tõmbas selle endale selga ja ütles, et davai, teeme selle asja ära. Ja siis oligi põhimõtteliselt minu töö ka juba lihtsam tänu temale. Vana Toomase puhul mulle endale just meeldis see, kuidas me saime selle tüübi palju pikemaks teha. Et ta ikkagi visuaalselt kasvas. Ehitasime talle sellise süsteemi ja mulle väga meeldis ka see, kuidas tegelikult see pea, mis ta pea peal on, Vana Toomase pea on tegelikult üllatavalt kerge, ta on sulgkerge, hästi õhukesest plastikust, aga ta näeb välja nagu raske metall, et see oli nagu selle juures tore. Noh, selline väike igav tehniline info selline siia lasteüritus. Lapsevanemad kuulavad väga suure elevusega, eks ole, lapsevanemad, jaa! Jaa, no öelge uuesti, jaa! No näed,
nemad on ka fännid, väga äge. Aitäh, Brit, teeme suure aplausi meie Pärlile, kelle sees muidu oli Merle Randma Aru, aga täna Brit Samasoon. Pärast me teeme pilti temaga ka, nii et ta läheb praegu sinna puhketuppa natukeseks ja vaadake, kui raske on sellega ikkagi kõndida. Teeme trepi puhtaks, kõik lapsed eest ära, lavalt ka kõik lapsed minema nüüd, vabandust. Ja lähme natuke siit eest ära, sellepärast et meil tuleb järgmine esineja, muidu saate põmdi pihta. Lava peal ei tohi olla tõesti. Lihtsalt sellepärast, et kui tuleb pallimeri ja mõtle siin midagi juhtub, siis minge teiega natukene siit eest ära. Siis on kõikidel võrdne ja tore. Nii, aga nüüd saime natuke vahepeal tutvamaks ühe kostüümikunstnikuga. Tuleb järgmine üllatus ja tema ongi Pallimeri! 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 Pallimeri võib ka jalutada paar sammu edasi, et siis ta jõuab sinna, vot niimoodi keskele, vaat sinna sa võikski jääda. Ja vaadake nüüd, keeruta ennast rahulikult tiir peale, sest et tal on nii palju lahedaid mänguasju küljes ja igasugu vidinaid. Jällegi, nagu Brit ütles, et miljonid pallid tervest maailmast. Kui äge see kõik välja näeb ja no Sepa on seal sees, midagi pole teha, eks ta seal higistab praegu. Loodetavasti, näita käega niimoodi pöial püsti, kui sul on tuju hea praegu või? On jah, kas saab, hingata saad? Saad, kas laulda saad? Ja siit see laul tulebki ja selleks lauluks on da-da-da. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha, geht es immer nur bergab? Aha, geht nur das, was du verstehst? Aha, is this what you got to know? Love you till you didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. 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 Da-da-da. Da-da-da. Võite kaasa plaksutada. Da-da-da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da-da-da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da-da-da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da-da-da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da-da-da. Da-da-da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Oh, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Plaksutame kaasa. Da-da-da. Da, da, da. Da, da, da. Bravo! Aitäh, Pallimeri Sepo! No ühe tiiru võib veel teha siin ja siis tuled rahulikult tavalt maha ja nagu ma ka enne mainisin, pärast kontserti tulevad kõik maskid tagasi ja me saame siin üheskoos pilti teha. Nii, ja nüüd rahulikult trepp teeme puhtaks, sest et kõige hullem, kui nüüd midagi juhtub, näiteks jalg prõksti pooleks või jällegi natukene lava teeme avaramaks ja puhtamaks. Ja järgmisena tuleb lavale kohe, kui me saame siit eest puhtamaks. Teeme trepi palun puhtaks, on ju fännid, ma saan aru, et olete suured fännid. Lähme, minge teiega palun lavalt maha.
sest muidu see sein veel kukub pikali ja siis me oleme siin kõik haavatud. Seda küll ei taha. Nii, hops, sinnapoole. Nii. Ja lavale tuleb diskodiiva ja hüüame kõik. Diskodiiva, 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 diskodiiva. Vau, vau! No kes on diskodiiva? Just Jüri Pootsman. Jüri on meie kolleeg, töötab veel Power Hit Radios. Kuulake seda ka, kui emad-isad lubavad. See on selline tümm muusika, natuke tümpsu muusika. Diskodiiva võiks tulla natukene siia, lähme ettepoole ja taaskord teeme ühe väikese pöörde ka, et kõik näevad, mida sa välja näed. Keera ja pööra ennast. Väga ilus. Väga ilus. Aga mis siin pikalt? Diskodiiva esituses kõlab nüüd tore lugu ja see on Nii kuum. Jüril on ikka nii kerge see jalake. Aga jää siia samma sellepärast, et me kutsume lavale Liisi Eesmaa. Ja Liisi Eesmaa on ka üks kostüümikunstnikest. Korraks tuleb. Oi, Karl Gustav, ajasin kõik sassi. Aga Liisi tule ka, tulge koos. Okei, tuleb hiljem. Ja Karl Kristof Rebane! Nüüd läks küll mul natuke sassi suurest elevusest. Meil juhtus täna siuke lugu tegelikult, et Karl tuli juba väga aegsasti kohale täna siia fännipäevale ja siis vaatasime, kas diskodiiva riietega on kõik korras. Ja teate, mis juhtus või? Pea oli kadunud. Diskodiiva kaotas pea ja tänu sellele, et Karl selle avastas, me leidsime selle ikkagi ülesse. Aga räägi natukene, kuidas sa tulid selle kostüümi peale, see näeb niivõrd äge välja. No, väga palju ei olnudki teha, et ma sain teada, et kes seal sees peaks olema, siis ma vaatasin netist umbes ringi, mis vihjeid võiks anda ja kuna sellele Jürile ikka väga meeldis see roheline, siis rohelisest lähtusin ja siis panin hullu ja panin käsitsi neid kive ikka terve kuu aja jagu. No palju neid kive siia sa pannud oled? No neid väikseid on ikka nagu 20 000 kindlasti. 20 000 kivi, kujutate ette või? 20 000 korda pidid niimoodi vajutama näpuga. Ja siis lihtsalt väikesed, et kõik rauaga niimoodi kinnitama nüüd.
Täiesti uskumatu, aga läheme natuke siia keskele poole, siis saad natuke rääkida, tule Karl ka kaasa. Minge siia natukene rahva sekka, et võib-olla sa siis kirjeldad, et tule diskodiiva, seisa meie ette, sul ennast rahulikult keerata, pöörata, et mis materjale siin veel me näeme, sätendavad asjad. No ongi väiksed kristallikesed, suured kristallikesed, siis on jaanaline sulgesid, litrikangast, siis ketsid, mis on siis tehtud sellisteks regulaarseteks jalanõudeks. Üllatavalt hästi hingab tegelikult see maski sees. Tahtsingi just küsida, kas lapsed näevad, kus siit üldse välja vaadata saab, aga te vist näete, jah? Ma ei tea, kas... Mina näiteks ei saa midagi aru. Aga hea, see oligi nagu selle maski mõte, et sa tegelikult ei tea, kui suur inimene siin sees on. Sellepärast sa mõtlesidki sellise laheda triki, et on nagu siuke pikk pea, et inimesed arvavad, et võib-olla see nägu on seal üleval, aga tegelikult ei ole. Või on? No tänaseks ei öelda seda, et see nägu on ikkagi selle päris näo kohal, aga et ma tahtsingi petta niimoodi, et ma tõstsin näo nagu allapoole, tegelikult püksid on meelega kukekad, et tunduks alati ikkagi nagu illusioonselt lühemad. Ja siis samast puusaga panin üldse täiesti vale koha peale ja seal sees on ikkagi natuke päris palju patja ka sees, et need diskodiiva on ikkagi ei ole täiesti naturaalne. Nii et diskodiiva Peppu on natuke padjane. Natuke padjane, jah. Aga Karl Kristof, sa tegid esimest korda selle maski, vaat Liisi Eesmaa, keda ma seal juba välja kuulutama hakkasin, et tema teinud mitu korda, aga kui sina tegema hakkasid, et kui põnev see sulle oli või olid sa kohe valmis selleks, et teen? Oi, see oli väga hirmus, eriti kuna Liisi on juba nii proff selles ja eeldused, et tuleb jälle mingi imelise asjaga, aga ta oli nii, et teha midagi sama tasemel, see lihtsalt hirm oli suur. Aga samas oli nagu lahe väljakutse ja tore seda, et on nagu, oligi Liisi, siis teine Liisi, mis on Hinto ja Britiga, et siis oli nagu tore olla selles kambas pärast tegelikult ikkagi. Ja mina ise olen väga uhke selle üle, see mask on nagu vastu pidanud kõik need suured keksimised ja proovid, et ma olen ise väga üllatatud. No väga äge näeb välja. Küsime mõnele fänni käest ka, et mis diskodiiva juures kõik ägedam on, mis sulle meeldib? Mulle meeldib ta riietus. No mis täpsemalt? Need püksid. Püksid on kõik ägedamad, Karl Kristofson nii. Veel? Mulle meeldivad sõdanevad varrukad. Varrukad, mis veel? Mulle meeldib ta müts. Müts on äge, sellise mütsi mina paneks ka selle kaabu asemel, mis mul on. Nii? Mulle meeldib see, et seal on nii palju rohelist ja see on mulle meeldib. Sa oled nagu Jüri Pootsman, siis talle meeldib ka roheline. Väga äge. Aga Karl Kristof, kui nüüd järgmine hooaeg tuleb, tahaksid sa veel mõne maski teha? No kui lubatakse, eks me siis näe, mis saab. No mina arvan, et lubatakse, sest see tuli nii hästi välja ja aitäh, Karl Kristof Rebane, aitäh, diskodiiva Jüri Pootsman, pärast saate pildistada ja Jüri läheb nüüd natuke puhkab sellepärast, et selline keksimine oli siin laval, et tõeline hull tantsunumber. Proovime nüüd jälle lava natukene vabastada, sest siin on juba need servad natukene meil fännidest täitunud. Ja järgmisena ongi aeg lavale kutsuda Mürakaru. Mürakaru! Mürakaru! Väga nunnu. No tõesti on ta nunnu. Jaluta natukene siia edasi veel ja võib-olla keeruta ennast veidi ja tšüke pehme kollane ja kui vahva ja armas pea tal on ja millised ripsmed. Oi, no keeruta ennast natuke vees, me näeme su sabatutti. Kui vahva ta välja näeb. No näed, tervitab teid kõiki, saate katsuda seda pehmet käpakest. Aga Mürakarul tuleb nüüd esinemine, nii et võtame nüüd kõik käed küljest tal ära. Teeme ruumi, siin lava on jälle nüüd natuke rahvast liiga palju täis. Muidu ta ei saa siin ilusasti laulda, sest et tal tuleb päris selline cool lugu ja selle loo nimi on Push It. Ja päris hea. Sest neil on 2 kuni vihma kaela lange. Heli Hansen, paegalda vastupidi 10 000 talve. Ütle mulle nüüd, et esimesi ei ole kange. Kodu maagada push it. Mulle meeldib see kindlagere push it. Baby girl hold it.
salada, mängumeeste primaris liiga partsa maaga. Töötandjate küllaga ja mis see ikka salata, kõlab lõpub üle, siis võib kõigil üle alata. Elu parim elu, kui olen küll karu, siis see maailm on mul elu. Tervitusi sulle, saada vastu koitu, lollusi on tehtud ja tundub meid hoidu. Aitäh! Sügis külma ei, kui lehti langeb maaga, siis tõuka tabad hooga, sest kõik, mis praegu hästi, põrgnen sul. Anna veel kord, et mina tahan looja. Nii tore väike sabatutt ja ilus süda on sul pükste peal ka. No sa olid väga tubli. Ja sind me veel ei tunne. Aga homme õhtul on see selge, kes siin sees on. Nii põnev. Aga nüüd teeme trepi vabaks jälle. Kõik fännid eest ära. Fännid saavad kõik pärast pilti teha, sellepärast, et need maskid tulevad tagasi. Lava jälle natukene puhtamaks palume. Nii, et lava on meil esinejate jaoks. Leppime kokku. Ja järgmisena tuleb lavale väga salapärane Sfinks. Ja hüüame kõik koos. Sfinks, Sfinks. Milline Sfinks oleks nagu mõnest muinasjutust välja astunud. Täiesti uskumatu. Vast kutsume praegu Liisi, tule lavale praegu, sest et Sfinksi ümber on nii palju elevust juba kohe tekkinud, et me saame temast natuke rääkida ja muudest asjadest ka. Liisi Eesmaa, aplaus! Liisi on väga legendaarne maskisaate kostüümide tegija ja sa oled siin samas laval ja aatriumis varem ka meiega rääkinud. Ma isegi ei mäleta, kui palju neid sul üldse olnud on juba? No ma arvan, et Eesti saatesse ma olen kindlasti teinud üle 30 ja ma olen teinud ka Hollandi maskis saatesse, nii et ma arvan, et hetkel mul on kuskil 45 kostüümi võib-olla üldse oma elus maski juba loodud. 45 kostüümi, kujutate terve klassi täis või nagu lasteaiarühm on kõik kostüüme täis. Pluss selline tore uudis ju ka, et näiteks Lätis on ka maskis laulja ja Liisi kostüümid on sinna edasi saadetud, et need, mis meie hooajas on olnud, mitu korda on läinud Lätti. Et kui te satute teinekord Lätti ja vaatate maskis lauljad, siis võib-olla näete neid. Aga räägi, kes sul sel hooajal siis on, alustame Sfinksist. No siin on siis väga küütlev, nõiduslik ja salapärane Egiptusest inspireeritud Sfinks, kus sees oli Kirsti Timmer, teada-tuntud nõiamaar, kaardipanija ja eks see oligi kõige suurem inspiratsioon, et võtta sealt karakteri seest. Ma teadsin kohe, et ta on kass, et ta on must kass, aga kuidas seda teha nii, et see ei oleks nagu nii ette arvatav, et me teeme nüüd sellest nõiamaarist kassi. Ja siis mõtlesin, et aga väike twist, et me teeme sellist nagu Egiptuse teemast inspireeritud jumaliku 3 silmaga, nagu te näete, tal on seal pea keskel, keeras Sfinks ennast rahva poole korra, et tal on pea keskel seal veel tegelikult selline päikesesümbol ja 3. silm, mis siis on see kristall. Nii et see näitabki seda, et meie Sfinks on ühenduses kõrgemate jõududega ja oskab nii ühtki teist nõiduda. Mis maskid veel sul oli? Siis on mul siin mida te laval juba nägite, oli väga kaunis, ilus, elegantne, punane süda, kus sees oli siis Epp Kärsin, kogemuskoolitaja, armastuse spetsialist ja minu tehtud oli ka jalgpall. Jalgpall oli siis
väike selline trikiga kostüüm, sellepärast et saatejuht Taavi Lible ise ei ole jalgpallur, ta ei ole sportlane, aga see idee tuli sellest, et ta on olnud siis spordimängudel, kuidas see sõna on nüüd, kommentaator, et ta on seda asja läbi viinud, ta on kommenteerinud ja sealt tuli see mäng ka, et teha tema sellist hästi stiilne tegelane ja natukene ma nagu tahtsin, et inimesed arvaksid, et seal sees on see kohver või seal sees on näiteks keegi teine selline pop, laulja või moodne tegelane, aga näed, oli hoopis selline trikk. Siis on minu kostüüm, on veel finaalis on minul 2 kostüümi ja minu kostüüm oli siis mürakaru, mida te nägite. See kollane, super armas, super salapärane, sest ju mitte keegi ei tea, kes seal sees on. Ja mürakaru, kui me kohtusime, siis meil tekkis väga kiiresti selge visioon, et sellest saab suur laste lemmik. Ja täpselt nii on ka näinud, selles mõttes, et mulle väga meeldib, kui plaanid ja ideed teostuvad täpselt nii, nagu siis kõrgemad mõtted on seadnud. Ja mis ma oskan tema kohta öelda, et ta on hästi mänguline, ta on hästi osav kehastuja, ta on väga südamlik ja soe ja seda on näha ka tema sellistest kallistustest ja kõik see karvateema ja see pehmus. Ja no, eks te näete, et juba homme õhtul näete, kes seal sees on, et mürakarul on hiigelsuur pea, seal sees on väga-väga palav, aga mürakaru ei takista mitte miski. Ta suudab ka läbi selle higi, läbi selle svammi, mis tal ümber pea on, ta suudab sellest läbi minna ja ikkagi anda 200% ennast, et teha need laulud ja tantsud ja see koreograafia, ta on vapustav tegelane. Ja siis minu tegelane, keda te nüüd kas järgmisena näete, on ka karvakoll ja karvakoll on ka kindlasti üks minu enda isiklik suur lemmik, sellepärast et selle kostüümi on läinud väga palju aega, väga palju vaeva. Kui te vaatate karvakolli, siis karvakoll on tehtud hulaseelikutest. Nii et kui te vaatate karvakolli narvaid, siis seal on umbes 60 praari hulaseelikuid, seal on peonarmaskardinad, seal on palju sädelust ja glamuuri ja seal on ka sellist nagu diskot ja pidu ja festivali ja see idee seal taga oli see, et ta saaks hästi palju liikuda, et ta on hästi energiline tegelane, ta on väga hea üllatus, kui te ennast paljastab, et ma arvan, ta meeldib teile nii maskiga kui ka ilma maskita väga-väga palju ja need värvid, roosa ja roheline, ma arvan, et need kirjeldavad ka teda väga hästi. Aitäh Liisile, suur aplaus. Tema pisikesed käed on meisterdanud niivõrd ägedaid, toredaid maske, mis teile kõikidele lemmikuks on saanud. Liisi saab ilusasti nüüd lavalt maha minna, aga meie teeme ruumi, sest muidu Sfinks ei mahu esinema, aga Sfinks laulab ka meil veel. Õige, meil on laul tegemata ju. Siin on täna ikka nii palju sebimist, et juba mõtted on kõik sassis ja see ongi tore, sest maskisaade ajabki pea kogu aeg segi. Nii, võtame lavalt nüüd natukene uuesti ääred puhtaks, et ta mahuks liikuma, muidu ta ei saagi tulla sinna ettepoole, et mõni liter tuleb muidu lahti tal. Aga see lugu, mida siis Sfinks täna esitab, on Ma ei maga, ma ei söö. Nii võib enne mu mällu. Sa oled jäänud unistustesse. Ma sulen sind vaid ja ma näen sind jälle. Aga sinu lähedust su vaimu tunnen ma. Hai, ja praegu just ma tahan öelda sulle, et ma iial sind ei unusta. Ma ei kuule ja ma ei näe, sest minu hing tänapäine baby, vajab sind tänapäine baby. Ja selle tunde, mis sa jätsid mulle, ma tahan, et see minust iialgi ei kaoks. Ja praegu just ma tahan öelda
su jaoks. Ma olen kuulnud küll, et imedaks võib jääda sellest tundest, kuid uskunud ei tule ma ja aina rohkem tahan saada sind oma unistustes ehtsana ja aina rohkem tahan saada. Ai, oi, sind oma unistustes ehtsana. Sind oma unistustes ehtsana. Ja ma ei maga, ma ei söö ja ma ei taha teha tööd. Ja ma ei kuule ja ma ei näe. Ja ma ei kuule ja ma ei näe. Sest minu hing härapine baby, härapine baby. Vajab sind härapine baby, härapine baby. Bravo, see oli väga ilus, aitäh sulle, Sphinx. No Kirsti oskab ennast ikka hästi liigutada küll selles mõttes, et ikka selline show oli. Tantsutüdrukud olid ainult puudu. Aitäh sulle, pärast ka kohtume pildistamisvoorus. Aga nüüd on taas palve, palun teeme ruumi. Ja nüüd on ka see, et lava ääred tõesti teeme puhtaks, sest et karvakoll ei saa muidu tantsida. Ja paneb kogemata teile selle väikese kontsaga põksti vastu pead, siis on suur mure, nii et ärme istu siin lavaserva peal, lava on esinemiseks. Midagi pole teha, te olete toredad fännid, aga teeme lava puhtaks ja lavale kutsumegi karvakolli. Karvakoll! Karvakoll jõudis kohale. Jaluta äkki paar sammu rahulikult otse edasi ka, siis kõik näevad, kui ägedasti sa liigutad ja Liisi just rääkis seda. Kui palju seelikuid siia läks? 60. Ja kuidas kõik sädeleb ja kõik loksub ja kui äge see kõik on. Aga nüüd peab ütlema, et ärme enam katsu, ärme tee teda katki, sest et ta peab ikkagi meil esinema ja tantsima ka. Ja see laul, mille ta täna esitab, on Aeg ei peatu. Nii lava pealt eest, muidu ta ei saa siin liikuda. Ja Aeg ei peatu, karvakoll! See oli ikka küll nüüd üks tants ja täitsa huvitav, et kes ennast selles peidab. No mürakaru kohta Liisi Eesmaa andis vihjed juba ja natuke karvakolli kohta ka, aga see tants ikka väsitab hirmsasti ära ja vaadake, mis need kontsad tal all on veel. Päris hull ikka. Aitäh, karvakoll, natuke sa saad nüüd puhata. Aitame su trepist alla ja trepp puhtaks.
nii trepp puhtaks jälle pean seda kahjuks ütlema, vist kurja häälega isegi sellepärast, et päriselt ka, palun lapsed, lähme eest ära, sest muidu juhtub õnnetus ja pole, kui mõni saab kannatada. Aga meil on juba 9 erinevat staari siin käinud ja nüüd tuleb 10. Kes on puudu? Rebane. Ja me kõik oleme valmis, et siia tuleks Rebane, kes on ka homses finaalisaates 1 3 finalistist. Võib-olla tema võidab, me ei tea seda. Me hõikame koos Rebane! No vaatame kella, kaua ta siin hingate. Tublid lapsed. Mulle tundub, et selle oleks me nüüd mõõtnud üle selle helitugevuse, siis võite oleks juba selge olnud, aga te võite homme helistada, kui ta teile nii väga meeldib. No ei ole midagi ägedamat kui üks Rebane, kes selle tänase show lõpetab. Assa poiss, no tõesti on ta äge. Väga kihvt. Ja teate, see lugu, mis nüüd tuleb, on ka väga äge. Ja selleks te peate jälle selle lava nüüd puhtaks tõmbama, sest et siin on natukene keksimist ka. Ja muidu tõesti juhtub, et saate vopsti rebase käpaga vastu kõrva ja siis ei ole üldse tore. Nii et natuke veel eemale, sest siit tuleb nüüd üks vahva lugu ja plaksutame kaasa, kui teil natukenegi on vabu käsi ja siit tuleb What are the fox say? Goes wolf, cat goes meow, bird goes tweet, and the mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes quack, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blow, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Ring, ding, 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 ding. What the fox say? What the fox say? Hatte, 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 ho. Hatte, 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 ho. Hatte, 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 ho. What the fox say? Jump, 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 jump. What the fox say? Big blue eyes, pointy nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill, suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by how will you speak to them? What does the fox say? What the fox say? What the fox say?
no see rebane võttis ikka täitsa võhmale. Ja mul on nüüd selline uudis teile, et me teeme siin ühe toreda ühispildi, aga selleks meil on vaja teie abi, õigupoolest seda, et me tekitame siia lava ette ruumi. Rebane, sina jää lavale. Siia lava ette tulevad nüüd osad maskid ja seisavad niimoodi, et kui te saate taganeda, ütleme mingisugune paar meetrikest, oleks hästi tore, sest et muidu me ei saa seda pilti kuidagi paika ja see trepp ka, trepi teeme tühjaks nüüd täiesti, kõik tulevad maskid lavale, sfinks mahub, nii, süda tuleb, palun trepid, teeme täitsa puhtaks. Ma soovitan teil üldse lapsed minna nüüd sinna poole, sest muidu te ei näe, et siin külje pealt mitte midagi. Minge täitsa sinna ette poole. Ja süda jääbki sinna samasse praegu. Las süda seal ootabki. Siis järgmine tuleb karvakoll, nii diskodiiva lavale. Jääge siis sinna seisma, kus te olete. Nii, äkki siis Liisi aitab ka. Tule natukene karvakoll edasi, diskodiiva edasi, jalgpall edasi. Ma arvan, et siia maapinnale võiks tulla siis vana Toomas, aga võib-olla me ikkagi mahume kõik lavale, jah? Tulge siia poole natukene veel, kõik rahulikult kostüümid tulevad meil sealt tagaruumist välja. Osad paneme ikkagi siia lava ette, jah? Ma arvan, et see vana Toomas seisab siia ette meil päris tuleb põrandapinnale. Ja pilti teeme siis niimoodi, et siit keskelt, siit läheb meil fotograaf läbi praegu. Kalev Lillard, näete, tal on selline uhke fotokas käes. Siis tema teeb ühe grupi pildi, te jääte ka kõik peale, nii et soovitavan, et te nüüd vaatategi näoga selle fotoka suunas, me nii kaua sätime taga veel maske. Nii, mürakardu.